ÜRO Julgeolekunõukogu kutsub Talibani üles lõpetama oma naiste ja tüdrukute vastase mahasurumise Afganistanis. Ühehäälselt vastu võetud resolutsiooniga pikendas nõukogu ÜRO missiooni riigis veel 1 aasta võrra, nõudes samal ajal, et naised lubataks tagasi avalikku ellu, õppima ja tööle. Hääletus toimub pärast seda, kui sel kuul arreteeriti Lääne-Afganistanis vähemalt 30 naist, keda süüdistatakse Talibani riietumisreeglite rikkumises. Pärast vahistamisi puhkesid protestid, kus Talibani politsei hajutas rahva hulga jõuga. Vähemalt 2 inimest said väidetavalt surma ja mitu teist vigastada. Et teemat edasi arutada, on meiega liitunud Marjam Vardak, oma Afganistani MTÜ asutaja. Marjam, kas selle ÜRO hääletusega muutub tegelikult midagi? Või on see lihtsalt järjekordne rahvusvaheline avaldus, millel on kohapeal vähe mõju? Ausalt öeldes mitte kohe. See on sümboolselt oluline, sest Julgeolekunõukogu pikendas ühehäälselt ÜRO missiooni mandaati ja kutsus taas Talibani üles tühistama naistele seatud piiranguid. Aga Afganistani naised on aastate jooksul kuulnud palju avaldusi. Oluline on nüüd see, kas sellest saab mõjuvahend, rahastamistingimus, kaitsemehhanism ja tagajärjed, mitte lihtsalt järjekordne dokument. Mida Afganistani naised sulle praegu nende karmide piirangute all igapäevaelu kohta räägivad? Kas midagi on tõesti halvemaks läinud? Ma arvan, et linnapiirkondades on nad täiesti kurnatud, nad on hirmul. Nad tunnevad, et neid on kustutatud. Naised ütlevad meile iga päev, sulle, mulle ja kogu maailmale, et elu on muutunud aina väiksemaks, mida nad kannavad, kuhu nad lähevad, kas nad saavad töötada, õppida või isegi vabalt liikuda. Ja eriti see, mida me just nägime, naiste hiljutised arreteerimised Heratis seoses hijabi reeglite jõustamisega, on tekitanud linnapiirkonnas veelgi rohkem hirmu. Ma tahan rõhutada, et maapiirkondades ei ole eriti muutusi toimunud, eriti nendes piirkondades, kus puudus juurdepääs elektrile. Paljudes neist piirkondadest ei ole midagi muutunud, sest see kitsarinnaline mõtteviis, kuidas naised peaksid käituma, pole ajas muutunud. Samuti mitte see, kuidas nad riietuvad. Isegi juurdepääs haridusele oli väga-väga piiratud. Peamiselt arenesid linnapiirkonnad, kuhu enamik riigist püüdis liikuda. Ja just linnapiirkonnad kogevad praegu kõige rohkem allakäiku ja tagasilangust. Mida siis teha, Maria? Meil on need sõnad. Võib-olla need võivad anda mingisuguse mõju, aga mida peaks rahvusvaheline kogukond tegelikult tegema lisaks nendele resolutsioonidele ja avaldustele, et praegu tõeliselt kaitsta Afganistani naisi ja tüdrukuid? Ma arvan, et me peame lõpetama Afganistani naiste käsitlemise lihtsalt kui ühte lõiku resolutsioonis. Me peame tõesti siduma koostöö, abi, reisimise, tunnustamise ja rahalise ligipääsu naiste ja tüdrukute mõõdetavate õigustega. Mitte karistava ligipääsu kaudu, vaid pigem motiveeriva ligipääsu kaudu. Või rahastada otse Afganistani naisi, kaitsta naisi, inimõiguste kaitsjaid või pakkuda toetust. Ma ei tea, kogukonnapõhine haridus. Ja mis kõige tähtsam, proovige pidevalt Talibani kaasata, et nad mõistaksid, et naisi ei saa kustutada. Ma mõtlen, et selleks on ruumi. See on kitsas, see on väga ohtlik ja seda arutatakse pidevalt. Ja ma mõtlen, et Afganistani naised teavad läbirääkimisi töötades vaikselt mitteametlike võrgustike, tervishoiuteenuste ja muude valdkondade kaudu. Kui nad peavad läbirääkimisi mõnega, teate, ma võtan riski isegi seda jagades, sest mõned Talibani keskastme liikmed pööravad silma kinni, kuna väike osa neist tahab siiski näha mingit edasiminekut, eks ole, oma naiste ja oma riigi jaoks. Aga enamik neist korraldustest ei tule Afganistani Talibanilt. Need tulevad naaberriikidest. Ja ühiskonna destabiliseerimine käib läbi naiste destabiliseerimise ja vaigistamise, sest meie oleme need, kes kodudes otsuseid teevad. Aga kui meil ei lubata midagi arutada ega oma kodu edasi viia ning meid hoitakse harimatu ja arengust teadmatusena, siis loomulikult jääb Afganistan ebastabiilseks ja taandub sajandite jooksul, nagu see on olnud ka varem. Kas sa ütled, et Talibani sees on märke erinevatest vastuolulistest jõustamistest? Täiesti kindlalt. Ma arvan, et Taliban on killustunud.
Jah, neil on justkui ühtne juhtkond, aga sellest, mida olen erinevatel tasanditel näinud ja mida ka sina oled näinud, sest naised peavad läbirääkimisi, toimub ju erinevaid pingutusi, eks. Me kuuleme mõnes kohas, et naised ei tohi midagi teha, aga siis on teatud paiku, kus nad avavad restorane või tegutsevad või õpetavad ja ka nende võrgustikus on Taliban. Mis see siis ikkagi on? Kas see on sellepärast, et see on Talibani liige on edumeelne? Või on see sellepärast, et nad pigistavad silma kinni? Mis see siis ikkagi on? Ja kui nad töötavad vaikselt, siis kuidas me saame selles valdkonnas edasi tegutseda? Ja ma arvan, et stiimulid töötavad siin taas, mitte lihtsalt rahaliste või reisikeeldude kehtestamine, sellest pole kasu, Taliban ei hooli sellest, nad ei reisi kuhugi, nad ei lähe välismaale. Neil pole selleks vajadust, eks. Nii et nad mõtlevadki, et olgu, te annate meile ligipääsu. Võib-olla nad mõtlevad selle ümber, sest see on sõjast räsitud riik. See on piirkond, kus on vaja stabiilsust. Ja ma olen kindel, et nad on sellest hästi teadlikud, aga see on suhtluse küsimus. Ja üks asi, mida ma veel tahaksin rõhutada, on see, et kui rahvusvaheline kogukond õpiks nendega suhtlema, siis näiteks on olemas naissoost islami teadlasi üle maailma, keda väga austatakse. Miks me ei kasuta neid Talibaniga läbirääkimiste pidamiseks? Miks rahvusvaheline kogukond ei kasuta neid selleks, et suhelda keeles, mida nad mõistavad, milleks on väidetavalt religioon, eks? Väga huvitav ülevaade sellest, mida me praegu Afganistanis näeme. Mariam Vardak, suur tänu, et olite meiega i24 News English kanalil.